Niimoodi, tundub, et mikrofonid on juba leitud. Kas ma mängin teile ka kelnerit, soovite? Kes soovib mahla, kes soovib vett? Siin on võimalus sinul. 2-8. Nii, klaasid siin kõigile. Kas kallan vee välja või on keegi, kes soovib mahla ka? Siis on mul lihtsam. Vesi, jah? Vesi, nii, teeme selle liigutusega ära. Aga samal ajal võite siis mõelda selle peale, et mis on sinu viimane tegu või tegemata jätmine elurikkuse heaks. Meie vestlusringis osalejad on kõik kenasti siin olemas ja me saame kohe mõtetega pihta hakata, neid on kindlasti palju. Jaa, ma võin kohe otse lahti teha. Ma tean, et ma tegin täna hommikul ühe sotsiaalmeedia postituse, kus ma nädalavahetusel filmisin Tartu Linnasalus uskumatult kirjusid seeni. Ja ma loodan, et kui inimesed seda klipikest näevad, et nad lähevad ja otsivad kõik need seened sealt üles ja näevad, kui palju neid seal on. Et selline väike heategu linna elurikkuse tutvustamisel. Väga hea. Selline tore proloog või väike eelsõnastus selleks, et kuhu me nüüd jõudnud oleme. Igatahes, mulle tundub, et see küsimus, kui ta ka läheb ülesande nime all, siis on teil võimalus seda samal ajal, kui me siin vestleme, kirja panna, aga juhin tähelepanu, et kui te nüüd siin workshopi keskkonnas vaatate punkti juurde elurikas õueala, meie vestlusring, siis ka siin on küsinupp ja kõik küsimused ja kommentaarid on väga oodatud ja kui mõni tahab siit saalist küsida, siis äkki on meil siin abilised, kes teile mikrofoni siit eest lava äärelt ulatavad. Aga siis palun andke kindlasti käega märku, siis me jõuame teile ka tähelepanu pöörata. Aga alustame võib-olla soojenduseks sellisest pealt näha lihtsast küsimusest, et kõik me vist tuleme natuke erinevast Eesti paigust. Võime mõelda selle peale, et kust meie tuleme või kus me parasjagu praegu elame ja küsimus on lihtne, et millised on head näited kas või teie enda kodukohast, kus on arvestatud elurikkusega. Ja iga üksteist võib alustada, aga kes see tundub, et oleks kohe valmis rääkima sellest? Palun, Virve, jah? Kas minu mikrofon töötab küll? On küll. Et tartlasena on olnud rõõm näha viimastel aastatel, kuidas jäetakse linna avalikud haljasalad kohati niitmata. Ja kuna minul alati vähemalt üks silm otsib mesilasi, siis see on kohe näha tegelikult, kuidas tulevad kimalased, kui niidetakse vaid kord aastas. Tartu on selles suunas hästi edasi läinud minu meelest. Kiidusõnad Tartule. Aga kindlasti on ju inimesi ka mujalt Eestist. Siin oli juttu Kilingi-Nõmmest. Me ei ole mis otsas vist kõik tartlased. Mina olen Tallinnast. No just nimelt. Ma lihtsalt olen viisakas, vaata, ja lasen kõigil daamidel vastata ja seganud vahele, et mina olen Tallinnaga tegelikult Nõmme, nii et ükski Nõmmekas muidugi une pealt teda üles ajades ei unusta ära, et Nõmme on ikkagi iseseisev linn. Just. Aga seega rõhutan ära, et Nõmme kui kõige Tallinna kõige rohelisem linnaosa, siis ma arvan, et meie nagu kõige suuremad arutelud ikka käivad nüüd selle üle, et kas peab niitma, kas peab lehti riisuma, kas peab okkad riisuma ja hiljuti ma ägasin ühte postitust, mis siis Facebookis ütles ka, et riisuge nii vähe kui võimalik ja kui ei ole võimalik, ärge ikka riisuge. Ja siis Nõmme turul tuli üks proua mulle vastu ja ütles, et kuulge, härra Vakra, kui teile need männid nii meeldivad, siis te võite tulla minu hoovi hoopis riisuma, et mina tahan oma männidest loobuda ja teie kogu aeg räägite, küll on tore, et siis võite tulla ise nendest hoolitsema ka. Et ma ikka jätkuvalt, nii nagu ma ka avakõnes ütlesin, et see kommunikatsioon ja selgitame inimestele, et miks me midagi teeme, on ikkagi nagu ülioluline, et siis ma sain talle pikalt selgitada, miks me nagu igat Nõmme mändi väärtuseks peame ja miks võiks mitte riisuda vastupidi, et tema igatahes oli veendunud, et kui teile selline okas mägi sobib, siis võite minu hoovi tulla ka riisuma, et tema tahaks oma krundilt kõik männid maha võtta, aga keegi teised ei luba, et see on selline suhtumine. Ka Nõmmel isegi, mis on kõige rohesem linnaosa, leiab selliseid pärleid. No just, et nende põlistunud või teatud mõttes traditsiooniliste lähenemistega ilmselt tuleb ka tegeleda ja selle juurde me kindlasti praegu kohe tuleme ka tagasi, aga ikkagi, et tuttavaks saada keskust ja kui pole Tartust või pole Kilingi-Nõmmelt või Nõmmelt,
siis kas on veel mõni asi, mis meenub mõne Eesti linna või asula kohta, kus on arvestatud kenasti elurikkusega? Ma ei saa mainima jätta, et siin vihjatakse Kilingi-Nõmmele. Ma ei ole pärit Kilingi-Nõmmelt. Ma olen sealt lähedalt väikesest külast, Tali külast, mitte Kilingi-Nõmmelt. Selge. Kuidas seal Tali külas on? Seal on, kes on käinud, see teab. See on niisugune väike küla keset põlde ja metsi, nii et seal elurikkust on. No nii, jaa, Tiiu. Ma tahaks öelda, et Tallinnas ka siiski on need madalmurusaks pügatud alad natukene vähenenud. Mitte ainult Nõmmel, vaid ka muudes linnaosades ja sinna on jäetud niitmata laike, näiteks Paldiski maantee vahel ja ka natukene juurde istutatud värviküllust. Nii et seda ma nüüd ei oska öelda, kuidas see nii-öelda putukatele meeldib, kui 4-realise tee keskel on mingisugune lilleriba kuivõrra. See nüüd neid tolmeldajaid just meelitab. Surevad nemadki liikluses, et selle kohta on uuringuid tehtud, et päris tee kui väga tiheda liiklusega teed, siis kimalaste hukkumine liikluses võib olla päris arvestatav, et see on neile nagu halb. Aga kui sa siin ütlesid, et Tallinnas on ka lood hästi, siis mina meenutan oma viimaseid käike Tallinnas, et mina ausalt öeldes pidin šoki saama seal, nähes, kui vähe seal rohelust on, ausalt öeldes. Muidugi võrreldes Tartuga tundub kõik võib-olla suuremad linnad on suhteliselt sellised mitte inimsõbralikud, aga tegelikult vist peab maailma mastaabis silmas pidama, et Eesti linnad võrreldes muu maailmaga on ikkagi suhteliselt rohelised. Lihtsalt see kontrast, mis minul Tartu ja Tallinna vahel on selline, mis pani kohe ahmima õhku. Siin kohal võib-olla võiks meenutada Lennart Mere väljendit Pläsku 13. korrusel Tartu linna peale, et pole sa mingi linnapea, sa oled metsavaht. Jah, kinnitan, sest et kui mina tegin Tartu linnas linnuloendusi ja istusin seal Narva maantee 25 katusel, siis ma sain täitsa aru, miks ta niimoodi ütleb, sest et igale poole, kus sa vaatad, ega seal väga majakatuseid ei näe, ainult rohelus igal pool. No jah, aga see ongi see, et need on puud, et seda vahepealset rinnet on vähe, mida siis meie ja teised oma tööga nagu püüavad saavutada. Et kui sa oled sinna puude alla, siis on seal niisugused tüved, mis on paljude linnaparkide häda praegu. Ja tegelikult on Tartul veel üks häda. Tal on väga palju väikseid haljasalasid, aga sellist ulatuslikku suuremat, kuhu minna perega terveks päevaks, sellist nagu napib. Ma korra küsin, ma vist ei ole küll see inimene, kes peaks praegu diskussiooni juhtima, aga iseenesest see Tartu-Tallinn battle võitlus eesti keeles on päris huvitav iseenesest, et ma tükk aega mõtlesin, et kas ma nüüd peaks positsioneerima kui sellise Tallinna fännina, kui kolmanda põlve tallinlane või siis ikkagi tulema tagasi oma vanaisa juurde Lääne-Virumaale või vanaema kaudu Suure-Jaani, aga ma jään siis sinna Tallinna juurde, et Tallinnas on täpselt see sama mure, et mine kas Nõmmel Tähetorni või mine kas või siis sõna otsus mõttes Teletorni, kui sa vaatad sealt alla, on ikka väga roheline, et maju on ikka väga vähe näha. Aga küsimus ongi selles, et tegelikult on see nii-öelda puudevöönd ja see, mis seal all toimub, on tegelikult nagu hirmuratav ja on tegelikult hea meel näha, et asjad lähevad paremuse suunas, aga nii nagu ma ka ütlesin, see rästiku näide ja inimeste arvamus, et 40% meist midagi ei ole, siis need on need kohad, millega me tegelikkuses peame tegelema, et need muutused toimuvad. Ma arvan, meie kui siin professionaalide jaoks on need muutused lihtsalt liiga aeglased, aga see ongi see, et nagu ka siin tänastes erinevates ettekannetest oli näha, et ülioluline inimestele selgitada, et miks me midagi teeme, kuidas me seda teeme. Ma usun, et meil kõigil on neid vaidlusi ja arutelusid, et kus jälle hea niitja tuleb ja niidab kõik maha. Et see oli ka meil Keskkonnaameti Kopli kontoris sel suvel, kus tuli üks niitja mees ja ütles, et vaatasite, et mis teil siin need võililled kõik niimoodi lihtsalt lokkavad ja vohavad, et siin pole üldse korralikku aednikku kätte olnud, võttis traktori kätte, niitis kõik maha. Et ma arvan, et see on selline argipäev ja iga päevaga asi läheb paremaks, et oleme optimistid ka Tallinna puhul. Aga ma sellest Tartu, Tallinna ja seal Kilingi-Nõmme pätlist nagu tuleks välja, kui tohib. Aitäh! Teil Tallinnas oli rästik, aga meil Tartus oli karu, nii et kui oleks Raineriga sama meelt, et tuleks võib-olla kõrgemale sellest, vaataks võib-olla kogu riigi tasandil niimoodi, et sellele elurikkusele ja sellele koha hoidmisele, et siin on tegelikult poliitika kujundajatel
ka väga suur roll, et kas või seesama mändide näide seal Nõmmel, et kui meil on mingisugune avalikku hüve pakkuv ressurss, näiteks need puud teevad seal hapnikku kõikidele inimestele, aga need asuvad eraomanduses, et kuidas me peaksime reguleerima sellise ressursi kasutust niimoodi, et see sotsiaalne heaolu ei väheneks. See on väga suur mõttekoht. Ja selliste suurte muutuste puhul nagu see linnade elurikkamaks muutmine või muidugi on tarvis seda nii-öelda rohujuure initsiatiivi või seda huvi altpoolt, aga tegelikult need muutused saavad ikkagi hoo sisse alles siis, kui omavalitsus võtab eest vedada, sest see on nii suur muutus, et ta peab nagu eeskujuks olema. Tartus ka see linnavalitsus on olnud algusest peale hästi nagu kaasas ja võib-olla on siis poliitilist krediiti olnud nii palju, et pole nagu seda kriitikat kardetud. Aga jah, et seal tuleb, see peab olema nagu omavalitsuse eest vedada. Kui ma tohin ühe väikese märkuse, nagu Rainer ütles, et väga oluline on seda asja selgitada, siis minu arust, ütleme meie siin rohelised loodusteadlased, kes väga hästi teavad, kuidas see loodus toimib, siis mõnikord on keeruline seda rahvale selgitada. Ja siinkohal on kindlasti suur roll meie sotsiaalteadlastel, kes teavad, kuidas rahvamassid käituvad ja kuidas mingid sõnumeid edasi viia. Ja kas või õpetajatel, kes suhtlevad nii-öelda igapäevaselt lastega, neil on need oskused võib-olla kõige paremini olemas, et sageli need teadlased on sellised, kes istuvad, nagu Kristjan ütles, oma elevandiluust tornis, mõtlevad, et mina ju tean, võib-olla kõik teised teavad ka, aga keeruline on seda kommunikeerida ja viimastel aastatel minu arust ma suure rõõmuga näen, et erinevatesse looduskaitselistesse projektidesse hakatakse üha enam kaasama sotsiaalteadlased, et nemad aitaks seda sõnumit ka levitada, sest et muidu see vaene roheline loodusteadlane jääbki oma sõnumiga üksinda. Aga räägimegi siin siis natuke sellest levitamisest ja läheme jällegi sinna algusesse tagasi. Kristjan vist pidi minema kuskile mujale, et tema praegu meid siin aidata ei saa selle selgitustööga, aga õigupoolest, et kui ma paluks teilt igalt ühelt ühe mõtte, kuidas üks inimene märkaks ja teadvustaks ning mõistaks, et näete, siin on tegemist elurikkusega. Kuidas sellest siis aru saada, kui ma nüüd küsin seda teilt ja hommikul me kuulasime Kristjan Soobeli esitluses tema üldisemat ja põhjalikumat ülevaadet sellest, et mida see tähendab. Aga kui oli siin juttu, et võiks olla igas sellises projektimeeskonnas nii loodusteadlasi, aga ka tegelikult siis sotsiaalteadlasi, kes võib-olla aitaks selle selgitustööga kaasa, aga kuidas see sõnum ikkagi siis moodustada? Kuidas me ütleme inimesele, et näete, siin ei ole mõtet jamada, sest siin on elurikkus ja tegelikult see annab meile palju mõnusama elukeskkonna. Virve, jah. Ja, et me teeme koostööd sotsiaalteadlase Maie Kiiseliga Tartu Ülikoolis, et mul on meeldiv võimalus siis teda tsiteerida siin. Et tegelikult kuna on niimoodi, et aru saada, me oleme nii harjunud sellega, et meil on õhk ja muld ja loodus ja kõik, et see nagu on kogu aeg vaikimisi olemas, et me ei adu tegelikult, mis juhtub, kui me seda jupi haaval vähendame. Ja Maie siis soovitab ikkagi, et kõige parem viis on tekitada inimestes mingisugune otsida, uurida, küsida nende käest tegelikult, et mida nad tahavad, mis see nende jaoks tähendab ja mis on see emotsionaalne seos neil selle loodusega. Et ikkagi selline emotsionaalne tunnetuslik seos peab olema mingi väärtus ja siis on päris hulk inimesi, kelle jaoks loodus ei ole absoluutselt mingisugune väärtus. Ja nendeni, kuidas jõuda, ma arvan, et sellele pole head vastust mitte kellelgi. Kui te teate, öelge palun. Jaa, Karin, palun. Jah, et meie oleme kasutanud ka seda isiklikku sideme loomist, et see on siis, kui me midagi teeme, me kutsume inimesi nagu kaasa lööma ja nad saavad seal ise kas midagi külvata või istutada või siis seal, konkreetselt ma tean ühte meest, kes käis tulbisibulaid panemas, siis ta käis pärast kogu vaatamas, et mis need tema tulbid seal teevad ja pluss veel sellised mingid infotahvlid või sellised just lihtsamad ja lühemad ja ka me oleme teinud ka seda, et sildistanud tavalisi liike lihtsalt nagu nimedega, sest see rohepimedus on hästi valdav, et tegelikult ei tunta selliseid tavalisi liike enam, ka mingi selliseid, mis endale tundub absurdne, ma ei tea, kollane karikakkar on ju, mis on nagu nii ära tuntav, aga tegelikult keegi ei tea teda.
ja kuni, või isegi kuni raudrohuni, et see aitab luua seda sidet ja järgmine kord siis juba näed, siis juba tead ja see, mida sa tead, seda oskad hoida ka. Ja on veel mõni kommentaar selles osas? No ma tahaks kindlasti rõhutada siin lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate ja kõikide loodusringide õpetajate rolli, sellepärast et mis teha, see protsess on kole aeglane, aga kui me suudame need noored rohkem loodusega sinasõbraks teha, siis võib-olla nad suudavad ka natukene oma vanemaid mõjutada. Aga paraku on jah, see loodusest võõrandamine väga-väga suur ja ka ühesõnaga kõik õpetajad ilmselt ei ole tahtmist või võimelised nii palju neid lapsi sinna loodusesse viia, et on võimalik see, et küsitluse tulemusena on see, et vabatahtlikult ma metsa ei lähe. Ainar? No mina juba oma lasteaia ja õpetajate rolli südamelähedusest rääkisin pikalt ja avasin, aga minul on alati üks selline hästi lihtne ja praktiline näide, kui mina käin mis tahes keskkonnateemadel ja loodusteemadel esinemas ja me saame selle kõik teiega läbi teha, et ma palun selleks ainult 20 sekundit. Kõigepealt kõik, kes te siin saalis olete, ärge kartke keegi teie telefoni, kella ega arvutiga ära jookse, pange 10 sekundiks silmad kinni. Panite silmad kinni, ma vaatan laval ka, ma kontrollin ka, paneme kõik laval ka silmad kinni ja nüüd mõelge oma elu kõige õnnelikumat, ägedamat momenti, mis te üldse suudate elus ette kujutada kogu oma elu jooksul, et mis see hetk oli, kus te tõepoolest tundsite ennast õnnelikult, rõõmsalt ja te nautisite elu. Nii, ja nüüd võime silmad lahti teha ja käsi püsti, kellel oli see õues ja looduses. See ongi lihtne vastus. Te võite seda testi alati teha. Käsi püsti, kas mõni oli, kellel ei olnud ka loodus, kellel oli mingi basseinis, spaas näiteks sinul, jah? Ega seal Kilingi-Nõmmelt tulevadki sellised teistsugused, kohe ongi, nagu ma jätan selle meelega, see teise koha ütlemata, see elu lõpuni, et Kilingi-Nõmmelt vaatan. No linnupuuris või? Kus sa nüüd olid seal? Tunnistanud ausalt. Tulen selle juurde, et ma ei ole Kilingi-Nõmmest. Aga see on juba müüt, see on juba läinud rong. Aga ma nägin, et 2 kätt olid teistsugused, kuna sina paneelist, siis sina saad öelda, et kus sinu siis oli, kui see ei ole saladus. Kui see on saladusega, sa ei pea kõik avaldama ka muidugi. See on väga isiklik ja arusaadav järgmine küsimus, palun vabandust. Aga see andis ka muidugi hea mõtte selles osas, et kuidas siis inimestele seda selgitada, et näete, seal, kus teil meeldiski olla, ongi ilmselt seotud. See ongi see, mida me peame hoidma, millega tegeleme ja väärtustama, et selgelt võib täna öelda, et 99% inimestel tegelikkuses elu õnnelikum hetk nende eluaja jooksul on olnud tegelikult seoses loodusega. See ongi see vastus. Ma tegelikult selleks, et päriselt selles kindel olla, peaks küsima, et tõstke käsi, kelle kõige õnnetum hetk, kui oli looduses. Hakkab pihta nende teadlastega. Teadlastega ei ole niisama, et küsid küsimuse ja siis kõik plaksutavad. Siis kõik mõtlevad nüüd mingi katastroofi peale, et kuidas nad sealt pääsesid sealt loodust sellest ja siis mõte oli siis sõita sügavale kuskil. Aga ütleme nii, et ka siis on ikkagi teemaks loodus ja tuleb ka siis aru saada, et äkki see katastroof, mis oli seotud, oli ka kuidagi inimtegevus seotud, me saame siis edasi arutleda seda, et võib-olla ikkagi tuleks midagi teha teistmoodi, et neid katastroofe siis ei tuleks, mis oleks ka hirmutavad inimese jaoks looduses. Karu Tartust näiteks, on ju. Ma võtan paar komment. Me lootsime, et ta jääb selle linnasalusse talvituma, aga ei jäänud. No võt, tundub, et vestlus läheb siin niimoodi õhtuni välja, aga ma pannan võimaluse nüüd inimestele, kes on kirjutanud siia mõned kommentaarid, et vestlusesse kaasa lüüa ja on öeldud siis, et lastele ja näpud mullas ja jalad maas koos elamuse ja heade haritud retkejuhtidega või lasteaedades, kus on võimalus ehitada endale näiteks onni või midagi muud sellist, mis õiges vanuses toetab iga lapse kaasasündinud loodushuvi, see võib kaduda, aga ta on samas olemas alguses ja see on vundament, mis saadakse siis koolist või algkoolist, lasteaiast, miks mitte. Et selline kommentaar ja keegi on siin veel selle silmade kinnipaneku ja mõtlemisega meile soovitanud, et minge metsa ja hoidke mitte 10 sekundit, vaid 15 minutit näiteks silmi kinni ja juba hakkabki parem. Väga õige, puhas kuld. Mõlemad kommentaarid, ma arvan, kõik kirjutavad alla.
Nende lastega seoses oli üks soomlaste uuring vist, kus nad lasid erinevatel lasteaiagruppidel siis ühtedel mullas sonkida ja teistel mitte, siis pärast mõõtsid neid baktereid nendel lastel ja noh, lisaks sellele, et see emotsionaalsele nagu heaolule, see, kuivõrd palju tervemad olid need lapsed, kes siis said mullast sonkida, et see oli väga suur vahe. Teate mis, see on hea kommentaar, meil on tulnud veel tegelikult üks küsimus. See viib meid natuke võib-olla ajast tagasi. Mis on selle vestlusringi liikmete arvamus, kas tööstusliku revolutsioonil on olnud mõju Eesti elurikkusele? Et ehk siis teie arvamus tööstusliku revolutsiooni kohta ja kuidas või kas on see mõjutanud Eesti elurikkust? Kindlasti on, kui me vaatame ka põllumajanduses kasutatavaid masinaid, et ilmselgelt see on ju ka meile jõudnud. Aga ega päris ilma selleta poleks ka saanud, eks ju. Ilmselt No, nii. looduslik elupaik on ju kohutavalt palju vähemaks jäänud selle tõttu. Muldade katmine kõvavatatega, seesama, kui tohutu suured on põllud, eks ju, et kui vanasti olid need põllusaared ja noh, olid nagu liigendatud rohkem, siis me praegu vaatame neid meeletuid territooriume, et nüüd hakatakse selle hea põllu raames nagu tagasi liikuma seal, et teha nad uuesti elurikkamaks, aga muidugi on mõjutanud, jah. Ja rääkimata siis sellest, et peale seda tööstusrevolutsiooni rahvaarvukus hakkas kasvama mühinal eksponentsiaalselt peale seda, et selle vilju me naudime siin praegu kõik. Ja no siin ei ole kahte moodi võimalik vastata, et loomulikult see kõik käivitaski selle metsiku tarbimise ja selle, kuhu me täna oleme jõudnud, et see nüüd on muidugi teema, kus mina võin ka hommikuni rääkida põhimõtteliselt tarbimisest ja tarbimise näidetest ja sellest, kuidas inimene oma pideva majanduskasvuga sõna otseses mõttes seda looduskeskkonda ja loodusrikkusi tegelikult ja mitmekesisust hävitab, aga taaskord mulle meeldivad sellised praktilised näited, et inimesed vahepeal nagu mõtleksid nagu päris elus, et kuidas see saab ikka nii olla, et kui mul on lihtne näide Ameerikast, ma ei hakka ütlema seda, et nad iga päev viskavad ära 500 000 ehk 500 000 mobiiltelefoni ja seda prügikasti mitte kuskil käitlusesse. Need on nagu sellised lihtsalt faktid, aga lihtsalt selline mõttekäik, et kuidas me ikkagi tarbimist pidevalt kasvatame, on see, et kui 1950 aastal näiteks minu vanaisa läks Ameerikas kinno, siis kõige suurem Coca-Cola, mis tema siis, ütleme, 2-tunnise filmi jooksul ära jõi, oli 0,3 liitrine. Täna, lisaks sellele, et Coca-Cola müüb ka kõikidel muudel turgudel, on vaja ikkagi näidata pidevat kasvu ja eks ameeriklased peavad ka sellesse panustama. Siis täna on see, ma ei hakka küsima suurest saalis, kui suur see on, ma ütlen kohe vastuse ära, et te siis saate arvestada, et kui te lähete nüüd homme, ülehomme või nädala jooksul kinno, et siis olge hea, võtke nii suur Coca-Cola kaasa, see on 3-liitrine. Et selleks, et ikkagi pidevalt majanduskasvu hoida, peab 2 tunni jooksul olema 3 liitrit Coca-Colat ära, et mis tähendab siis sõna otseses mõttes 10 korda rohkem kui vanaisa. Et seda suhkruvett läbi laskma ma küll ise pean tunnistama, ma ei saa üldse aru, kus see füüsiliselt võimalik on. Aga eks nad ongi võimekamad kui mina. Aga lihtsalt see panebki mõtlema, et kuhu inimkonna on jõudnud, kas on mõistlik 2 tunniga 3 liitrit Coca-Colat juua või mitte. Võib-olla siis, kui tahad 10 korda sagedamini käia oma perearsti juures või üldse arste külastada. Ja harjutamine teeb meistriks ja muid häid vanasõnu. Täpselt nii. Aga see oli tegelikult suurepärane sissejuhatus järgmise küsimuse juurde, mis võiks kõlada umbes nii, et me rääkisime siin tööstusrevolutsioon ja tarbimine ja pidev majanduskasv. Kas on selline tunne ka, et kuidagi on juhtunud nii ja ei tea miks, et elurikkust ja majanduslikku heaolu ja tööhõivet sealhulgas kiputakse ikka ja endiselt vastandama, et elurikkus on nagu üks ooper ja selle vastand on see, et majanduslikult ja heaolu mõttes hästi ära elada. Et kas elurikkusele rohkem andmine, elurikkuse alalhoidmine tähendab siis tõesti majanduslikku kahju ja mis trikiga sellest kujunenud arusaamast ja vastandumisest lahti saada? Alustame Virvesi. Siin on kuna ma õpetan ülikoolis ka rohelist majandust, et siis olen ma nende teemadega veidi tegelenud ja tegelikult siin ongi vaja sellist võib-olla paradigmaatilist muutust, et majanduskasv iseenesest ei ole mitte see, mis annab meile inimestele heaolu. Et on näidatud päris hästi, et kuidas me, kui me muudame loodusliku kapitali majanduslikuks kapitaliks, mis siis juhtub, on see, et jah, et see majanduslik kapital kasvab, aga looduslik kapital nagu kahaneb tohutult ja inimeste heaolu ka nagu kahaneb. Ja selle tõttu on võetud kasutusele selline termin nagu mis sisaldab mitte ainult siis seda majanduskasvu, vaid sisaldab ka sellist sotsiaalset ja keskkonna hüveolu, et me peame vaatama nagu sellise tervikuna seda.
ja igale majandustegevusele, iga majandustegevust peaks nagu kaalutlema sellest seisukohast, kuidas ta sellist ühist nagu heaolu elukeskkonda vähendab või mitte. Selge, üks siis selgitus sellele, et kuidas asja põhimõtteliselt muuta, arusaama ja arusaamist põhimõtteliselt teistmoodi sättida. Tiiu. Eks selles ongi traagika, et neid kuidagi vastandatakse ja selgitus oli muidugi väga, väga hea. Lisata võiks veel seda, et ongi, eks ole, selline inimeste kaasamine ja mõistlik planeerimine, mis tegelikult võimaldab neid kahte asja nagu koos hoida. Et arutame läbi, selgitame, mis meie pikaajalised perspektiivid on, eks ole, kui me teeme nii või teeme naa, eks ole. Ja siis ongi koos selle lahenduse leidmine, mitte nii, et keegi tarkpea tuleb ja ütleb, et nii peab tegema, eks ole, nii see asi lihtsalt ei tööta. Nojah, aga sellest tuleb aru saada, et lõputu kasv ongi võimatu, et meil ei ole seda esiteks vaja, et esiteks on see võimatu ja pigem tuleb rääkida sellest, kuidas minna edasi nii, et me enam ei kasva, aga et see looduskeskkond ka ei läheks nagu alla, nagu sa näitasid, on nüüd, me peamegi nagu mingites asjades tagasi tõmbama ja see heaolu, mis heaolud, milliseid ressursse, kui palju me tarbime, kui palju meil seda tegelikult vaja on ja kui palju on kinni lihtsalt selles, et me arvame, et me tahame seda ja mille arvel. Tiiu ütles väga õigesti selle pika perspektiivi kohta, et üks jätkusuutliku arengu põhiprintsiip on see, et mida iganes me ka teeme, see ei tohi vähendada tulevaste põlvkondade heaolu. Kuidas selleni jõuda, mina ei tea. See on, nagu ma ütlesin ennemgi, et seda loosungit on väga raske maha müüa, et vaatame kaugele tulevikku, sest et inimesed kipuvad ikkagi vaatama seda, mis homme tuleb, seda ma suudan ette kujutada, seda, mis ülehomme tuleb, seda ma tean ka veel, aga ette kujutada, mis 10 aasta pärast saama hakkab, seda on ikka pagana keeruline ette. Aga samas sa mäletad, mis oli 10 aastat tagasi, et selle kaudu saab nagu seletada, et kui sa mäletad 10 aastat tagast aega, sa veidi peaks olema võimeline ette kujutama ennast 10 aastat hiljem. Jah, ma ei hakka siis ütlema, ega ma hästi ei mäleta küll, mis ma 10 aastat tagasi tegin, aga... No üldjoon. Loodusteadlasena saab siia, ma lihtsalt ütlen, et see on selline äge tarkade inimeste vestluse arutelu, aga kui päriselus nüüd läks kellegile seda ideed maha müüma, et ma just vaatasin ka siin lõunapausi ajal majandusuudisid, kuidas kõik Euroopa majandus kukub kokku ja kõik muud asjad ja kõik mustemalt ja negatiivselt kunagi varem ja siis me ütleme, et kuule, et see ongi nagu väga hea, et me siin aplodeerime, et see peakski nii olema, mis keskkonna poolest nii ongi, et siis tegelikult seda nii-öelda nagu kellegile otseselt pole võimalik maha müüa, aga ja üleüldiselt siis loodusteaduste poole pealt, et neid imetajaliike, kes vabatahtlikult oma liiki ise nii-öelda kärbivad, on looduses väga harva, et inimene on ka üks nendest, kes ikkagi lõppkokkuvõttes siis ressursi vähesuses on see sunnitud tegemas või kriisimomentidel, ka ajaloos on seda ka varem juhtunud, aga üldiselt nii, et üks liik tuleb nüüd ise kokku ja teadlikult hakkab, on ka teatud riike, ma ei hakka neid nimetama, mis on siin erinevaid asju proovinud, aga suures pildis, et üks liik nüüd ise nagu võtab kätte ja otsustab oma nii-öelda arvukust hakata vähendama, et selleks, et äkki kunagi tulevikus 50 või 100 aasta pärast on ressurssi vähem, et neid on harvad juhused, inimene võiks olla üks nendest, kes sellest ühel hetkel aru saab. Aga tõesti neid märke täna, et kuidas me sinna jõuame, kui nüüd tänased noored ja neid, keda meie kõik harime sinna jõua, siis hetkel võib küll öelda, et siin 5-10 aasta jooksul suures maailmapildis nagu sinnamaani ei jõuta, kui ei ole mingit kriisi, mis tõepoolest sunniks meid aru saama, et plastikpudelit metsa visata või merre visata on kõige jaburam, seda ümber töödelda on 5 korda mõistlikum ja lõppkokkuvõttes sellest uusi pudeleid teha on nagu kõige parem ja keskmine variant on seda põletada, aga kõige hullem on seda merre visata. Et mingil hetkel võib-olla, kui nafta hind on veel 6-7 korda kallim, siis plastiku hind paratamatult tõuseb, et kõik on nagu omavahel lõppkokkuvõttes suhteline. Aga ma rebin korra tagasi, ilmselt olid veel mingid mõtted, mida siia lisada, aga ma rebin korraks ikkagi siia juurde tagasi, et kas põhimõtteliselt on võimalik see vastandumine ära kaotada, elurikkus versus majandus ja selline välja kujunenud majandustegevus, nagu me seda praegu teame? Minu arust põhimõtteliselt on, aga see nõuab ikkagi väga põhimõtteliselt meie praeguste elustandardite langetamist. Üks võimalus on läheneda sellele, et me majandame ka elurikkust nagu me oma varade portfelli, kus on erinevad liiki kapitalid. Et kui me võtame, meie portfellis on ainult
see majanduslik kapital, siis on meil sealt mitu asja puudu, meil on puudu sealt see sotsiaalne kapital ja meil on puudu sealt see elurikkuse kapital, et me peame selle varade portfelli nagu suurendama. See ei ole siis enam vastandumine, siis me nagu mõtleme pikas perspektiivis, kuidas kasvatada sellist ühist heaolu. Ma vastan lühidalt, jah, sest kui ma ütleks ei, siis me võiksime kohe laiali minna, meie mõttel poleks siin üldse mõtet enam arutada, nii et oleme ikka optimistid, et usume, et see on võimalik. Selle nimel ma vähemalt siin, ma usun, kõik hommikust õhtuni tööd teeme, kõik erinevad kas lasteaias, koolis või kuskil mujal, nii et see meie eesmärk on, et lõpuks inimesed sellest aru saavad. Just nii ja täiesti nõus ja ma usun, et ka siin selle seltskonnaga, kes meil keskkonnahariduse konverentsil kohapeal Võrus on ja neil ka, kes meil osalevad veebi kaudu, et võib-olla meile seda selgitustööd nii väga võib-olla enam teha polegi vaja, aga seda enam vist on see tunne, et kas me ei peaks siis proovima vähemalt formuleerida, selgitada seda, et kuidas need kaks asja tegelikult peavad olema ühe pildi osa, parimal juhul, mitte omavahel vastamisi ja oma huvides vastamisi minevad asjad. Et ega vist see nii lihtne ei ole, me oleme seda tõdenud, aga kuidas siis ikkagi, mis on see soovitus või mingisugune selgitus, mis aitaks kaasa? See on, ütleme, avalik huvi, et siin on ikkagi avalikul sektoril on väga suur osa teha neid kaalutlusotsuseid, et kas või kui me võtame ühe linna näiteks ja sinna tahetakse rajada, ütleme, mingisugune tehas või midagi muud sellist, millisel puhul tuleks siis sellel linnavalitsusel hoolega kaaluda, et kui paljudel inimestel siis elukeskkond halveneb, et võib-olla näiteks halveneb nii palju, et kõik seni mõnusasti rohelise linna võlusid nautinud kõrgepalgalised IT-töötajad näiteks linnast üldse ära kolivad kuhugi mujale, et ütleme, et sellised, ma näen siin ikkagi avalikul sektoril ja riigivõimul suurt rolli selle reguleerimisel. Nii, siis meie linnaisad ja vallajuhid ja nii edasi. Ma nüüd jälle lähen vallajuhtidele appi et ma ikka lõppkokkuvõttes ütlen, et kõik algab ikka inimestest endast, et ma võin näiteks oma perest tuua nagu tohutu võitlused ja kujuta ette, kuidas ma võitlen plastikmänguasjadega, nimelt mul on 1, 3 ja 5-aastane poeg. Ja see on ulme, kuidas ma pean vanaemade, vanaisade, sõprade ja kõigiga nagu võitlema, aga on sünnipäevad, jõulud ja kõik muud. Et tegelikkuses ikka kõik algab sellest, et me nagu 10 korda mõtleksime, et kas mul seda asja on vaja või mitte. Mul on sellele üks lahendus ka, kui praktilise lahendusi, et iga kord, kui sa läheks ostukeskusesse, ma usun, et siin on väga mitmed inimesed käinud, on sellised toredad jutumärkides kohad nagu prügimäed. See hais, see lõhn, see kõik on nagu vägev, et iga ostukeskuse ette peaks tegema korraliku angaari, mis tegelikult on prügimägi ja kõik inimesed, kes ostma lähevad sellest prügimäest läbi. Siis nad saavad aru, mis sellest saab, mis ta ostab ja siis ta tuleb sealt haisusest läbi, vaatab kõike need asju, mis seal on, mingid vanad kelgud, asjad, kõik on ära visatud, kõik hunnikus, kõik mõnusalt ja siis läheb ostma ja siis mõtleb, et kuule äkki mul ikkagi täna seda kelku ei olegi vaja, et see eelmine on päris okei veel ja jätab ostmata, et lihtsalt mõningad ühesõnaga pane Delfi pealkirjaks, et rohkem prügimägesid iga ostukeskuse ette on nagu lühidalt nagu see nõuanne. See mõte on muidugi väga hea, aga tehtamatu tõesti või? Ei, aga lihtsalt ma mõtlen psühholoogia aspektist, kui inimest hakata hirmutama millegagi, siis ma kardan, et juba eos tekib tõrge ja ta läheb siis ikkagi nendesse poodidesse, kus seda prügimäge ette ei tekitata. Ei, no tulebki esiteks teha kõigile, esiteks kõigile ja teiseks mitte sa ei hirmuta, vaid see on otseses mõttes õppeprotsess, et see on nagu päris eluna. Inimesed päriselt näevad, mis nad saavad, mis seal nagu toimub. Aga siis võiks lihtsalt võib-olla linnades välja kuulutada 1 kuu prügivedu kinni panna lihtsalt. Ma arvan, et siis kõik näeksid, mis juhtub. Või kohustuslik ekskursioon nii-öelda avaliku sektori jõuga. Kõik peavad näitama ette, et nad on aastas korra käinud ühel prügimäel. Me oleme head mõtteid, tahate veel või? Ja siit veel ilmselt neid mõtteid edasi arendades võib öelda, et ilmselt Rainer Vakra ootab ka jõulude ajal jõuluvana ukse peal ja vaatab enne tema kingikoti üle, et mina ootan loodusliku vitsakimbuga ikka. Ja see on jõuluvana. Puhas loodus, urvaplaaster, puhas. Minu jõuluvana tuleb puhta loodusega, vitsakimbuga. Prügituurid, pead inimesi sinna prügimägedele. Aga see fookuse seadmine on üks oluline asi, mis on jällegi omavalitsuse käes, et kui pannakse mingi eesmärk näiteks, et see elurikkus on, praegu ta ei ole, ütleme, enamikus projektides üldse mingi teema, ei tänavaprojektis ega isegi ka nagu
haljastusprojektides, et seal on hoopis mingid muud nagu kaanonid, millest lähtutakse, näiteks peab olema ilus või sellest tänavapuudest oli siin ennem juttu, et miks see liigivalik on nii kitsas, sest Pärn lihtsalt peab linnatingimustes väga hästi vastu ja on jube mugav teda nagu panna ja teda on ka väga mugav lõigata, see on üks põhjusi, miks need alleed on väga liigivahelised. Aga et kui see elurikkus pannakse esimeseks, on ju, iga kord mõeldakse kõige väiksem projekt läbi nagu sellest vaatekohast, siis on need tulemused hoopis teised. Ei ole see, et me veel selle parkla teeme hästi suure ja siia puid ei pane ja me veel selle tänava teeme hästi laia ja küll need jalakäijad saavad. Et ei ole, et kogu aeg on nagu esimeses järjekorras on nagu elurikkus ja siis vaatame, kuidas ülejäänud mahub, et siis see pilt hakkab tasapisi muutuma. Aga kui me olemegi jõudnud siin inimeste tasandilt, et oleme siis loodetavasti ühel hetkel aru saanud, mis asi see elurikkus on ja on kõlanud ka see, et me peaksime pöörduma oma juhtide poole ja lootma tegelikult juhtide peale, et see kogu protsess linnakeskkonnas või kus iganes inimesed elavad asulates oleks paremini juhitud juhtide poolt, siis kas saab küsida, et retooriliselt natuke, aga et miks läheb siis elurikka linnakeskkonna loomine nii vaevaliselt, et rääkida saab ju ka edulugudest, kus on plaanis või juba tehtud putukaväilad, niidutaimede kooslused haljastuses ja elurikkuse jaoks ja mõned rohekoridoridki, miks mitte. Aga kas seda kõike on siis juba nüüd piisavalt? Ma ütleksin, et siin võib-olla me tahame liiga kiiresti liiga suuri samme astuda, kui ma mõtlen selle, meenutan Kristjani ettekannet siin, et ta ikkagi rõhutas, et siin on miljoneid aastaid asjad käinud, et evolutsioon saaks toimuda ja nüüd, kui me tahame umbes 5 aastaga midagi kiiresti saavutada linnakeskkonnas, siis see on võib-olla natukene utoopiline, tulebki seda pikemat plaani vaadata, aga samas jällegi jah. 4 aastaga valimistsükkel. Ja, no aga kuidas siis ikkagi juhtimisele anda see selline vähemalt suunatud käik, mis soovitus anda juhtidele, et nad liiguks õiges suunas? Siin on ju nüüd teadlased andnud väga palju soovitusi, no Eestis on, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult see on globaalne probleem, et meil on puudu siis selline, ütleme, rohetaristu strateegiline planeerimine, see on väga nõrk, et üks selliseid alus või selliseid põhilisi vigu on see, et päris hästi pole ikkagi teadvustatud, et ei ole mitte nii, et see loodus on seal kuskil meie kõrval, vaid meie nagu sisaldume selles, et kui selle loodusega läheb halvasti, siis meil enam ei sisaldu ka mitte kuskil. Et sellest lähtuvalt peaks seda planeerima niimoodi, et see ökosüsteemide funktsioonid, mis meid elus hoiavad, et need ei katkeks nagu ära. Ja selleks on vaja siis, selleks on olemas ka teatavad meetodid, et kuidas me planeerime oma ruumi kasutust, maakasutust näiteks, niimoodi, et need funktsioonid hästi püsiksid. Et see on üks asi, millega ise kodanikud ei saa, mina kodanikuna ei saa seda oma kööginurgas teha, et siin on kindlasti vaja nagu poliitilisi otsuseid. Meil on rohevõrgustik, mis tegelikult, eks ole, ei ole selliselt seadusega kinnistutud või ühesõnaga toimiv nagu peaks. Jah, et see juriidiline pool ei taga tegelikult keskkonna funktsioneerimise kaitset sellisel määral nagu vaja oleks. Aga ma tahaks ka öelda, et Eestis linnaloodusega on ikkagi võrdlemisi hästi, et kuna on hõre asustus ja üsna rohelised linnad, et Eesti põhilised keskkonnaprobleemid ei ole linnas, vaid on ikka mujal. No, ma kunagi ei taha seda öelda, sest siis kõigil tekib selline mulje, meil on nii hästi, et mis lastis nüüd olla. Aga see, milles me oleme ka võib-olla natuke kehvad, on see looduse protsessidega koos töötamine, et tahaks hirmsasti sekkuda, aga teinekord on just vaja nagu jätta sekkumata või teha vähem või seesama, et kasutada seda suurepärast võimet, et vesi imbub mullapinda ära või et kus on mingi koht, kus ei taha see meie pandud puu kasvada, siis seal tegelikult kasvab hoopis üks teine puu, mis tuleb seal ise ja ta kasvab seal suurepäraselt, et selliseid nagu lasta seal loodusele iseendaga kaasa töötada ja tulemused on selle võrra palju parem. See on nii suur rõõm kuulda, kui mõni mittebioloog seda ütleb, et uuringud näitavad ka, et loodus tuleb tegelikult ise suurepärast hästi hakkama ja see on väga odav ka, et laseme tal lihtsalt olla. Jah, ja lepime sellega, et tal ei olegi oranžid õied ja kollased lehed, vaid tal on hoopis midagi muud ja võib-olla ta ei õitsegi nii suuresti. No näiteks see sama nõgese näide, et nõges on tohutult hea meetaim, kuigi võib-olla ei saa üldse aru, et kus tal need õied on või millal need tal seal on. Ja need tema seemned sügisel kõlbavad jube hästi koogi sisse panna, et on tegelikult suurepärane taim. No nii, oli veel mõtteid selles osas? Ma hoian seda optimistlikku joont siis ikka jätkuvalt, et ma arvan, et nagu päriselt ka, et ükspuha milliseid linna, me hakkasin siin Tallinn, Tartu, ega
ega Võru näiteid on ju siin ka tegelikult minister tõi neid välja ja ma vaatasin ka memost järgi, et ka Võru on väga suuri samme astunud, et mina küll näen tegelikult, et kogu aeg asi lähebki paremaks, et nii nagu ikka, me ei hakka ütlema, kes seda tsiteeris, aga inimesed väärivad oma juhte, et juhid ei kuku taevast, et keegi valib nad ja tegelikult me näeme seda positiivset muutust. Loomulikult see, me ise ka iga kord, kui ma seda pilti vaatan ja sealt ka mööda jalutan, siis see superministeeriumi esine on muidugi ajuvabadus kuubis nagu, et seal on lihtsalt nagu kiviparkettidest või niisugune nagu pool nagu mägi ka tehtud. Et ma saan seda kommenteerinud ka, et võib-olla on kunstiliselt hästi ilus, aga nagu keskkonna poole pealt tundub jah, et vähe nagu selline imelik lahendus, miks nad nii on teinud. Võib-olla oli odavam, võib-olla mitte. Aga tegelikult, kui mööda nagu Eestit ringi sõita, siis ma usun, et saabki kohe omalt poolt täiendada, aga minu meelest on nagu olukord erinevates avalikes projektides ja parkides ikka kogu aeg pidevalt paremaks läinud, aga need väikesed muutused, et kusagilt jäetakse niitmata ja mingi proua helistab, et mul on rästik ja vastupidi. Et tegelikult on tunda, et me ikkagi oleme muutuste osas ja paremuse osas, et see on nagu selge. Vahest jääb mõni asi raha taha, mõni jääb tahtmise taha, aga suund on minu meelest nagu õige küsimus, kas see on piisavalt kiire. Ja see on see koht, kus me kõik saame muidugi kaasa aidata. Superministeeriumis teemal ma võtan sõna sellepärast, et see on meie projekt. Võt nii, saime kätte. Väga hea, läheb huvitavaks. Aga kas sa tead, miks seal on ju allpark? Seal ei saa puid istutada, esiteks. Künka koha peal ei ole. Künkaga oli see teema, et selle pargiga, seal oli üsna rangelt ette antud, kuhu üldse võib puid panna, selle servas on need vanad puud on ju, ja lubati panna sinna nagu teise otsa. Ja mis sa siis teed nagu selle välja? Küngas tekkis, küngas on ta mitmekesistamise mõttes ja kui sa vaatad, mis seal toimub, seal sõidetakse nende rulade ja ratastega ja seal lapsed kelgutavad ja seal see vesi, et see oli see, mida me saime selle väljaku jaoks teha. Ja mina sõitsin ka sealt rattaga alla, ma lihtsalt igaks üks teendan. Ja sellel, ütleme, et see on ka üks selliseid väheseid kohti üleüldse, kus enamus selle pargi potentsiaalselt kasutajaid asub seal kõrgel üleval ja nad vaatavad teda nagu ülevalt, et seal oli ka see lennuki vaade oluline, aga selle, ütleme siis väljaku käima saamine oli suur väljakutse, sest seal ennem oli, sealt käidi ainult läbi, aga nüüd me oleme vaadanud, et seal viibitakse ka, aga ütleme nii, et ka seal projektis ei ole kõik realiseerunud need hailas lahendused, mis seal olid. Väga hea ju, järelikult läheb ka see asi paremaks. Tallinn sai ühe punkti juurde, et tegelikult vaatan, et inimese käest küsida, inimene seletab ära ja või uskuma, nii et tegelikult on kõik okeina, et puhas kuld. Jaa, vähemalt on meil süda rahul, mina saan süda rahul Võrust ära minna ja öelda, et näed, ka see väljak, mis mind kogu aeg on häirinud, tegelikult oli asjad läbi mõeldud, lihtsalt ei saanud teha, juhtubki nii, et ei saa teha füüsiliselt. Vahel ei saa, see on ka päris selge. Nii. Katuslagede peale selliste suurte puud istutamine ikkagi ei ole väga tehtav. Ja bioloogina ma lisaksin, et linn on ikkagi koht ju inimesele eelkõige tegelikult ju ja ongi hea, loodusel on ka hea, kui inimesed oma inimmõjuga tegelevad võimalikult kontsentreeritud ühes paigas ja siis mujal on loodusele rohkem ruumi. Et me ei saa igale poole linnas seda loodust panna, polegi vaja. Ma olen sellega nõus, sinna pidi tulema tegelikult rohkem põõsaid ja ka rohtaimi, aga meist mitte olenevatel põhjustel ei tulnud. Aga sellist elurikkust saab ka endale koju laiskuse sildi all soetada. Näiteks mina pean suurest laiskusest endal kodus lihtsalt toanurgas hämblik, kui ma ei viitsi teda sealt ära ajada. Kogu aeg vaatan, et nüüd on koristamise aeg, kas ma käin sealt lapiga üle, siis ta vaatab süükste suurte nukrate silmadega sealt oma võrgust mulle vastu, jätan tõmbamata ja siis ta seal oma maja soomukaga koos elab. Mul on neid mitu, aga need on ühed need suured, kes ei koo võrku, aga kes on lihtsalt kohutavalt suured, nemad ma viin küll välja. Aga need, kes võrku koovad, need jätan tuppa, sest ta istub võrgu peal, ta ei tule voodisse, aga need suured kipuvad miski pärast voodi juurde tulema. Jah, aga kui linnas suurest pildis niimoodi käitutakse, siis öeldakse, et vaadake, nad on laisad, nad ei tee mitte midagi ja ütlevad, et see ongi elurikkus, et seda peab kuidagi serveerima niimoodi, et see on kureeritud elurikkus. See on kureeritud elurikkus või jah, kellegi konkreetne hoidmine. Mõned kommentaarid siin vahepeal ka meie kuulajatelt, vaatajatelt, neid on tõesti palju, me oleme väga õnnelikud selle üle ja siin näiteks kohe tuleb Virve sõnumi kohta, et Virve ütles õigesti, et linnades on meil Eestis enamasti pigem nagu hästi, aga probleemid on mujal. Kuidas hakkama saada põllupidajatega, kellel on tohutu suured monokultuurid ja kes pritsivad herbitsiide ja pestitsiide,
siin on öeldud igal nädalal, sellele võib-olla julgeb mõni teadja vastu vaielda, võib-olla päris iga nädal seda ei tehta, elan põldude vahel ja mürgipritsid sõidavad iga päev mitu korda akna tagant läbi. Kuidas harida ja suunata põllupidajaid, eks see natukene selline küsimus on, mille me võime ka koju kaasa võtta ja siis sellele vastust leida. Niimoodi... Ma ütlen, et täna oli Ökoskoop ja seal just sellel teemal räägiti, et tuleb see järgi kuulata. No just, kasutame selle võimaluse ära niipea, kui saame järel kuulata. Aga rohevõrgustik on vaja panna toimima, praegu omavalitsuste üldplaneeringutega ei tagata miljööväärtuslike alade järjepidevust, kui need ei ole just kaitsealused. Ja praegu ikkagi tuleks tegeleda sellega, et linnas olemasolevaid parke ei ehitataks täis ja ei pandaks lihtsalt kivi alla. Ja veel üks kommentaar, et inimese looduse lähemale jõudmise rohujuure tasand algab meie evolutsioonilisest programmeeringust ajus, mille häälestus on olla ahnem, paljudena rohkem ja tugevam ja vellu mentaliteet. See meile loomuomane käitumisviis. See on meile loomuomane käitumisviis. Murda saab seda oma intellektuaalset võimet kasutades ja tehes teisi valikuid, alandades oma vajadust tõsta mugavusstandardit, teadvustades ahnust ning mitte lähtudes madalatest tungidest. Vaat selline kommentaar ka. Aga ma hüppan korra siit sellisest, ütleme, linna ja inimeste eluruumi keskkonnast Ida-Virumaale, näiteks kus me räägiksime tööstusmaastikest, et peaks seal ka rohkem tähelepanu pöörama elurikkuse temaatikale ja kuidas, kas see oleks vaja sellesse kuidagi teistmoodi suhtuda. Seal ei ole sarnast elurikast linnakeskkonda põhjust ju luua, sest niikuinii on seal suur võib-olla õhusaaste ja nii edasi, aga kas sellega tegeletakse, teada on, et tegeletakse, mida siis öelda selle kohta, kuidas seal elurikkust luua ja taastuua? Ma väga täpselt ei tea, mis seal toimub, aga mul on oma kogemus nagu erinevates mahajäetud karjäärides käimisega on ka see, et võrdlemisi kiiresti taastub seal äärmiselt liigirikas taimestik, kaitsealused liigid, sealhulgas Ida-Virumaalt on ka selliseid näiteid, et me ei peagi midagi tegema, see tuleb, loodus tuleb sinna ise tagasi. Muidugi tuleb igal individuaalsel juhul vaadata nagu eraldi. Ma kommenteeriks seda ühte kommentaari, mis ütles, et inimene on loomu poolest niivõrd ahne ja me kõik rabame oma jupi ressursist sõltumata sellest, et teistel enam tekki pole, siis eks ju. Et see pole päris nii hull, et Elinor Ostrom on näidanud, et teatud olukordades inimkogukond suudab neid piiratud ühiskasutuses olevaid ressursse jagada nii, et oleks maksimaalne sotsiaalne heaolu. Et seda on võimalik, seda on see on juhtunud nii-öelda kogemata teatud kogukondades ja tasub hoolega neid näiteid vaadata. Väga hea, nii Marko. Ma käisin mõni aeg tagasi just Eesti geoloogidele rääkimas Ida-Virumaal, kuidas karjääride linnustik käitub peale seda, kui seal kaevandamine kinni pannakse ja tutvusin selle kirjandusega, siis see võtab kõik aega, nii nagu Virvegi ütles, et see taimestik võib suhteliselt kiiresti seal taastuda ja mingid taimed hea meelega naudivad seda ja kusjuures mõned putukad väga suurt rõõmu tunnevad karjäärialadel, eriti kui need on kohe maha jäetud ja see ongi nagu meie jaoks igav liiv ja tühi väli. Mõned putukad tunnevad ennast väga hästi, aga üldiselt see kõik taastumine võtab ikka aastakümneid aega ja mida inimene sageli, mis vea ta teeb, ongi see, et ta tahab sellele jube kiiresti kaasa hakata aitama ja toob mingeid liike, mis hästi kiiresti kasvavad ja sageli on nad kas siis isegi võõrliike tuuakse sisse, et taastada neid alasid, et Jumala eest võimalikult kiiresti roheliseks saaks see ala, et ta silme alt ära oleks, aga sellega tehakse karuteene kohalikule faunale, sest et sellised alad ei pruugi meie kohalikele loomadele suugi meeldida. Veel üks kommentaar koos küsimusega. Palju on neid, kes peavad tänapäeval elektrit inimõiguseks, aga kas nõustute, et ka elurikkus võiks olla inimõigus? Jah, muidugi. Mulle tuleb meelde, mis riigid, on mingid riigid, kus juba tegeldakse, et seda kuidagi seadusandlusse kirja panna? On riiki, kus on teatud antud teatud objektidele loodussubjekti õigused, et Uus-Meremaal jõed ja mingid sellised asjad, et see on täitsa teema, mille üle arutada, aga see ilmselt eeldab ka siin Euroopas vähemasti meie mõttemaailma väga suurt ümberkujundamist. Ja veel üks kommentaar siin juures, et pluss Karinile, nii lihtne ongi, igal pool, igas projektis, väikeses ja suures tuleb tähtsale kohale seada elurikkus maksimaalselt arvesse võtta. Et vist võtame selle siinkohal kokku ja läheme uuesti sinna
natuke sinna, kust me alustasime, et Rainer siin rääkis, kus toredad tädid Nõmmel pakuvad välja, et tule minu aeda männiokkaid koristama või lehti riisuma, et aga kuidas me siis ikkagi saame nende väljakujunenud arusaamadega mitte võidelda, aga neid väljakujunenud arusaamu edasi arendada, et jõuda ikkagi selle juurde, et on tähtis roll üldise elurikkuse hoidmisel. Üks hästi suur selline meedium on näiteks koduajakirjad, mida me oleme avastanud, et kui seal vaadata näiteks aastakäikude kaupa, et kui seal antakse mingisugusele kodule, aiale näiteks nagu auhind, siis umbes 5 aastat edasi, siis on hästi palju selliseid aedu tuleb. Et tegelikult inimesed nagu õpivad üksteise pealt ja kui seal hakata andma näiteks elurikastele aedadele auhindu, siis see ühel hetkel nagu levib. Samamoodi ongi, et sul on eeskuju võtta näiteks, et kui linn võtab nüüd endale selle suuna, et me hakkame arendama seda avalikel aladel sellist elurikast kooslust ja julgustab oma kodanikke ka, et siis see niimoodi toimib. Üks kommentaar vahele, aga küsimus jääb samaks. Publiku hulgast on küsitud või veebiteel on küsitud, et kellel panelistidest on vikat? Tõstke käsi. Nii. Tartus mul ei ole vikatit. Aga muidu nagu on kuskil, jah? Ma olen oma elust päris palju niitnud, jah. No väga hea. Igatahes... Aga mul ei ole ka muruniitjat, nii et... Muruniitjat ei ole, no näed. Jääb see müra vähemaks ja müra sinu poolt panustamata. Aga selle vikati küsimusega tegelikult on suurepärane ju liikuda siis sellest arusaamise poolest sinna, et millised on siis teie soovitused elurikkuse säilitamiseks, kas või oma õuealal, maal või lasteaia või koduhoovis? Ma korra, ennem kui ma soovitusi ütlen, ma arvan, et soovitused ka väga palju korduvad, mida on täna siin päevas mitu korda mainitud, aga ma mõtlesin kogu aeg selle ajalise muutumise osas ja kui kiirelt asjad aega võtavad, et püüdsin kogu aeg mälus meenutada seda esimest korda, kui keegi nii-öelda laiemalt rääkis sellest, et ärge kodus niitke. Ma arvan, et neid, kes seda nii-öelda üksikisikutena või teadlastena rääksid, on väga kaua olnud, aga tegelikult ju viimasel ajal ühiskonnas, ma arvan, et täna pole ühtegi inimest, kes sellest pole kuulnud, kes ütleb, teeb küll nalja, nii-öelda nagu heas mõttes teeb laiskuse nalja, et näed, ma siin ütlesin kodus prouale, et ma nüüd olen suur looduse sõber, et ma rohkem enam ei niida, et niida ise, et ma umbes joon õlut või sõidan rattaga selle asemel, on ta mingil muul kujul, aga ma arvan, et täna pole peaaegu inimest, kes ei tea, et selline diskussioon olemas. Ja ma arvan, et see ei olnud siin 20 aastat tagasi veel temaatika, et siis olid ikkagi kõik muruniitnaus. Ma arvan, et see on niisugune viimase 10 aasta võib-olla selline jõulisem muutus, et tegelikult no mingid asjad, see, mis meil täna tundub täiesti juba selline normaalne arutelu teema, alles hiljuti ikkagi olid täiesti päevapildist kadunud ja keegi ei mõelnud selle peale, et kusagil näiteks Nõmmel või Tallinnas või kuskil avalikus pargis võiks olla nii, et keegi ei niida, pigem oli vastupidi, et kõik said vastu päid ja jalgu ja seesama niiti sai pragada, et miks siin on park korrast käest ära asi tegemata, et ma arvan, et see on niisuguse viimase, isegi võib-olla 5, aga 5 aasta temaatikaga muutunud, kus tegelikult kogu ühiskond enam ei pea seda selliseks et mis asja siin nõges keset parki, nagu, mis siin toimub, nagu, et see, kui pargivaht on või pargiomanik on küll siin täiesti nagu magab tööriist on ajal sõna otseses mõttes. Minu soovitus on, et lugege rohkem ilukirjandust. Seesama lõik, millega ma oma ettekannet avasin, siis kui sa loed mingeid aastakümnete taguseid looduskirjeldusi ja hakkad neid praegusega võrdlema, siis see on ausalt öeldes mõnikord täitsa šokeeriv, mida võib välja lugeda. Koduaias jah, ka rusikareegel on see, et seal, kus sa ei käi, et seal ei ole mõtet niita. Kui sa käid, kus sa mängid palli või pead piknikut, sealt niida ja ülejäänu jätta nagu rahule. Kas siis üldse rahule või mõneks ajaks vähemalt. Et selle muru niitmisega, ennem siin oli sellest juttu, et Kristjan ei saanud aru, miks inimesed niidavad muru, et mina tegelikult saan aru, et kui vaadata näiteks just linnade ümber, kus on need inimestel tohutu suured muruväljakud ja siis vaatad, see tüüp tiksub seal oma selle muruniitiku peale, ega ta ei tee ju midagi, ta sõidab selle masinaga ja selle õllepurk on selle, aga ta teeb nagu tööd. Tegelikult ta veedab oma vaba aega, et see on see alternatiiv sellele kunagi selle garaaži juurde minekule. Aga sul on kogu aeg mingi kasutegur on ka, et sa nagu tegelikult teed tööd. Et pigem ma ei saa aru nendest, kes soetavad see robotniiduke, sest siis kaob ka see nagu kasutegur nagu ära, et sul lihtsalt, aga siis on nagu lihtsalt niida muru, et sa ise ennast taandad sellest valemist täiesti. Inimene tunneb rõõmu nagu tehtud tulemusest, niidad ära, lähed vaatad, ilus, tehtud, nagu juuksuris käidud, käisin ära,
25 aastat noorem, noh, kakrast, noh, elu läheb edasi, noh. Samamoodi, tuled koju, vaatad, keegi ei ära pea niitsin. külitama, sest Jah. ta teeb tööd. Täpselt, ja niitsin kõik ära, noh, tegin ära selle asjana. mul on 2 soovitust, mis tahes maalapp teil on ükskõik kus, et 2 printsiipi, et üks on ajaline ja ruumiline varieerimine oma tegevusel, niita 1 aasta ühest kohast, 2 aasta teisest kohast ja võib-olla iga aasta üldse mitte niita. Ja teine on siis ettevaatusprintsiip, et näiteks, et kui meil on aias siil ja me tahame rajada sinna võib-olla uut aiamaja, me ei tea tegelikult, kas see siil siis see läbi sealt ära läheb või jääb, et siis parem on jätta see aiamaja tegemata, kui meile see siil ikka päriselt tähtis on. No mitte ainult aia tasemel, see kehtib tegelikult nagu globaalsel tasemel. Sama printsiip, mis meditsiinis. Kui me ei tea, kui suur võib olla tekkiv kahju, siis me pigem jätaksime selle tegemata. Ja Tiiu? Ma võib-olla siis ei kordaks eelnenut ja lisaksin nende invasiivsete liikide probleemi. Et selle mitmekesistamise juures tuleks ikkagi väga silmas pidada, mida ja kuhu istutada. Suur tänu! Siinkohal teeme ühe suure aplausi meie vestlusringis osalejatele.